Tervist, head sõbrad! Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja mõtlesin, et katsetan ühte uut formaati, milleks on selline vabas vormis kommentaar podcasti stiilis. Ja esimeseks teemaks on see, mis praegu Eesti ühiskonda kõige põletavamalt diskussiooni ajab. Ja selleks on isadepäev, Haaber ja Piller, ERR-i nõukogu esimees Veidemann ning kogu see pandemoonium, mis lahti selle ümber on läinud. Kujutate nüüd ette, et on isadepäev, emme ja väikesed lapsed on ilusti koogi valmis teinud, issi üles äratanud ja isa on juba ennast värskendanud duši all, hambad ära pesnud ja lauda istunud ning naudib siis ilusat õhkonda, head kooki ja sõõma vaikselt kohvi. Ning siis öeldakse, et aga võib-olla paneks mängima ka sellise toreda kogupere saate Hommikanuga. Ja mis sealt siis tuleb, on see, mida me nüüd kohe siit näeme. Saade algab loomulikult erakordselt meil, seepärast, et me saame öelda tere hommikust perele, kus on lausa 2 isa, 1 isa asemel. Tere hommikust Taivo ja tere hommikust Mart. Nii, ma ei hakka rohkem seda praegu siin laskma, sellepärast, et mängu tulevad ka lapsed, aga me saime nüüd Anu väga õhinal öeldud lausest aru, et tegu on erilise isadepäevaga, hakkab eriliselt ilusti, sellepärast, et 1 isa asemel on meil siin saates suisa 2 isa. Ja kes need isad siis on ei keegi muu kui Eesti staar homoseksuaalid Mart Haaber ja Taivo Piller, kes on keskmisele lehelugejale või meediatarbijale ilmselt juba 4-5, võib-olla 6 aasta jooksul igati tuttavad inimesed. Sest need inimesed on käinud läbi ilmselt kogu Eesti meedia, teinud sellele tiiru peale ning teinud selle tiiru peale mitu korda. Ma ilmselt ei liialda, kui ma võiksin öelda, et Haaber ja Piller on olnud põhimõtteliselt kõikides Eesti tabloidides ja kollase meedia väljaannetes mitu korda. Ma arvan, et kuskil üle kuu või võib-olla isegi iga kuu vähemalt 1 kord on keegi näinud seda, kuidas Haaber ja Piller tulevad ja räägivad oma elust. Ja väga huvitav ongi see, et Haaber ja Piller ei tule ega räägi mingisugustest üldistest temaatikatest. Nad ei aruta, ma ei tea, Hiina tööstuse olukorda või jõulu mingisuguste kaunistuste valmistamist Hiinas või ei aruta geopoliitilisi küsimusi, Eesti poliitikat või midagi muud, vaid nad toovad oma eraelu kõikides tabloidides inimeste vaatamis välja ja selleks, et inimesed saaksid neid jälgida. Et kui keegi kuskil on toonud inimesed enda nii-öelda elutuppa, sõna kõige otsesemas mõttes, võib-olla isegi magamistuppa, kõike neid artikleid ma ei ole lugenud, siis seda teevad Eesti staar homoseksuaalide paar Taivo Piller ja Mart Haaber. No loomulikult kogu see kaasus tekitas väga tõsiseid küsimusi. See tekitas kõikides konservatiivides, aga ma arvan, et ka täiesti tavalistes inimestes, kes nüüd istusid tõepoolest vaatama sellist toredat saatekest nimega Hommikanuga, tekitas väga palju küsimusi, et mis meil siin nüüd on. Ja tekitas küsimusi ka ERR-i nõukogus, aga tekitas laiemalt ühiskonnas küsimusi, et miks on vaja Haaberit ja Pillerit ning nende lapsi tuua isadepäeva hommikul ETV ekraanile. No see kõik muidugi meenutab seda,
mida me oleme juba ammu ERR-is näinud. Me mäletame seda, kuidas ERR-is tõusis lavaaugust välja sugutimütsiga teatriüliõpilane. Me mäletame seda, kuidas vana-aasta õhtul rüvetati inimeste kodusid mingisuguse Madame Vaariku transkabareega. Sellest tõusis loomulikult ka skandaal ja ka mina teiste hulgas ütlesin välja seda, et ERR tuleks sellise jama peale kinni panna, et see asi ei ole talutav. No nüüd seda tehti natukene sellises pehmemas, rahulikumas ja kuidas siis öelda, peredele vastuvõtvamas vormis, aga selle otsene propagandistlik sisu ei ole vähimalgi määral vähem ohtlik kui see, mida tegelikult Madame Vaarik meile näitas vana-aasta õhtul. Mis asi on isa üldse? Mõtleme hetkeks selle peale. Isa on see, kes on koos emaga saanud lapse, uue elu. Ei ole isa ilma emata, ei ole ema ilma isata. Need kaks kuuluvad kokku. Isadus ja emadus on see sfäär, mis teostub abielus, truus, elukestvas ja lahutamatus abielus. See on mehe ja naise müsteerium. See on isaks olemise müsteerium, mille Jumal on tegelikult inimesele andnud. Et inimene võib olla isa, täpselt samamoodi nagu Jumal on isa. Ja isade päev ei ole mitte midagi muud kui see päev, kus seda isadust, loomulikku isadust tähistatakse, sellele antakse sisu ja sellele antakse selline perekondlik, igati normaalne tähendus. Nii, aga mida nüüd teeb ERR? Mida ERR teeb? Ta teeb seda, et ta toob siia nüüd juurde juba mainitud Eesti staarhomoseksuaalide paari, kes on endale hankinud, ostnud lapsed. Need ei ole tekkinud loomul tasa Mart Haaberi ja Taivo Pilleri armastusest, vaid need on ostetud. Ja väga huvitav on kogu selle asja juures see, et kui see asi oleks toimunud Eestis, siis meil on karistusseadustikus paragrahv 132, mis ütleb selgelt, et on olemas selline kategooria nagu ebaseaduslik asendusemadus. Siin räägitakse sellest, et võõra munaraku või sellest valmistatud inimloote ülekandmise eest naisele, kelle kohta on teada, et ta kavatseb sellest arenenud lapse pärast sündi ära anda, karistatakse rahalise karistusega. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega samuti. Nii, kui Eestis oleks keegi teinud sellise asja, et võimaldanud Haaberile ja Pillerile enda üsas lapsed sünnitada tavaliselt võõrast munarakust, mis siis sellesse emasse istutatakse. Ja mehe spermatosoidist, kes eeldatavasti siis on üks nendest meestest, kes seal stuudios oli, siis Eestis oleks see karistusseadustiku alusel karistatav. Haaber ja Piller hankisid oma lapsed, ma nüüd täpselt ei mäleta kus kohast, ilmselt kas USA-st või kuskilt mujalt, põhimõtteliselt ostsid need lapsed endale. Nii. Ja see on nüüd tõsine probleem ja tegelikult mõtleme nüüd natukene selle peale, ERR on teostanud ei mitte midagi muud kui sellist vägagi selget propaganda üritust, ta on isaduse üritanud ümber defineerida ja ERR on toiminud ei mitte millegi muuna kui sellise revolutsiooni mõtte ja praktika edastajana. Nii, ja see on kanal, mis on meie kõikide poolt kinni makstud. See on kanal, mis on avalik-õiguslik meediakanal, mida reguleerib selle seadus. Aga võtame siis lahti selle ERR-i seaduse ja vaatame veel kord seda, millest ERR peaks lähtuma. Nii, siin on paragrahv 4, mis ütleb seda, et Rahvusringhäälingul on oma selge seaduslik eesmärk. Nii, tsiteerin. Rahvusringhäälingu eesmärk on kaasa aidata Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele. Peatume siin hetkeks.
põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmine. Mis see siis on? Mis asjad need on? Selle hulka kuulub muuseas eesti keele, kultuuri, rahvuse säilimine läbi aegade. See on Eesti riigi üks põhiseaduse preambulis sedastatud otseseid eesmärke. See on Eesti riigi mõte. Nii. Kas sellele aitavad kaasa sellised avantüürid, mida on tehtud ERR-is? Loomulikult mitte. Kas sellele aitavad kaasa nii-öelda samasooliste paaride esitlemine normaalse ja aksepteeritava abielu käsitlusena ja nende laste hankimine, mis otseselt, nagu mainitud juba karistusseadustiku järgi Eestis oleks karistatav? Nii. Kas sellele aitavad need asjad kaasa? Kindlasti mitte. Eesti põhiseadus näeb ette seda, et me tõesti lähtume sellest, et Eesti riik, Eesti rahvus, eesti keel, eesti kultuur on need, mis peavad säilima. Ja kuidas need säilitatakse? Need säilitatakse Eesti pere kaudu, mehe naise abielule rajaneva pere kaudu, mis üksi on viljakas kooslus üldse. Nii, aga loeme siit siis edasi. Nii. Need Rahvusringhäälingu saated peavad aitama kaasa Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule. Sotsiaalse sidususe kasvule. Mida see nüüd siis tähendab? Kas äärmiselt kontroversiaalse küsimuse toomine isadepäeval ETV eetrisse ja selle esitlemine normaalsena aitab kaasa sotsiaalse siduvuse kasvule? Liberaalide arvates ilmselt küll, sest nende sotsiaalne siduvus on väga lihtsalt defineeritud. See on nende enda diktatuur, mida kõikidele peale surutakse ja kõik teised, kes ei võta seda omaks, need ei vääri seda sotsiaalset siduvust, neid häbimärgistatakse, nemad pannakse kuhugi ühiskonna perifeeriasse ja lastakse neil seal vaikselt mädaneda. See on liberaalide sotsiaalse sidususe idee. Aga kui me räägime reaalsest sotsiaalsest siduvusest, sellest, et miks üldse ühiskond on üles ehitatud ja selleks, et kõik aspektid oleks ühiskonnas reaalselt kohal, siis seda sotsiaalset sidusust sellised programmid kahtlemata ei edenda. Aga tuleme nüüd 7. punkti juurde. Need tegevused, need saated, need programmid peavad väärtustama perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit. Perekonnal põhinev ühiskonnamudel. No mis asi see nüüd siis on? Tänapäeva maailmas muidugi kõik defineeritakse ümber ja see on liberalistide ja revolutsionääride üks viis, kuidas nii-öelda omaenda ideoloogiat ühiskonnale peale suruda. Perekond justkui ei olegi enam see, mis tegelikult perekond on, ehk mehe naise abielule rajanev kooslus, mis on viljakas, kus on sündinud lapsed. Nii. Aga me kõik teame tegelikult, mis on perekond. Perekond on see, mida ma just äsja siin ütlesin, ja perekonnale rajanev ühiskonnamudel on see, mis ütleb väga selgelt välja seda, et emad, isad, nende lapsed on ühiskonnas absoluutne väärtus. Neid me peame toetama, neid ja nende huve edendama. Niisiis, juba Rahvusringhäälingu eesmärgi punktide järgi tegelikult on väga selge, et selline asi loomulikult Rahvusringhäälingu eesmärkidega ei ole kooskõlas ja Rahvusringhääling on tegelikult juba habituaalselt, kaasa arvatud kõikide oma Madame Vaariku jamadega rikkunud oma seadust. No mis siis sellest kõigest välja tuli lõpuks? Huvitav on see, et siin mõni päev tagasi tuli välja ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann, kes siis ütles ära seda, et lapsi kasvatava homopaari näitamine isadepäeval televisioonis ei sobi meie väärtusruumi. Nii,
Ütleme nüüd ausalt ära, et ma ei ole Rein Veidemanni kõige suurem fänn. Et siin, kui me vaatame seda, kuidas ta käitus Madame Vaariku kabareepäevil siin aastapäevad tagasi, aastavahetusel, siis ei olnud see sugugi eesrindlik. Ta üritas seda asja Kalevi alla susata ja ei tahtnud tegelikult tooni peale võtta vähimalgi määral. Ta kaitses ERR-i sellist käitumist. Kuigi tegu oli teatavas mõttes isegi rüvedama ja veelgi problemaatilisema nähtusega kui siin Haaberi ja Pilleri suhkru vati sees esitletud perekonnaelu. Aga nüüd siis ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann siiski tuleb välja sellise kommentaariga ja ütleb, et lapsi kasvatava homopaari näitamine isadepäeval televisioonis ei sobi meie väärtusruumi. Ma pean täitsa ausalt üles tunnistama, et ma päris täpselt ei tea, kus see kommentaar üldse pärineb. Mulle tundub, et see pärineb mingisugusest Delfile antud intervjuust, aga seda Delfile antud intervjuud ma ka ei ole näinud. Nii et siin lihtsalt tuuakse need ERR-i nõukogu esimehe Veidemanni sõnad ära. Ja siis selles artiklis veel astub esile loomulikult ERR-i teine nõukogu liige Valdo Randpere, keda me tunneme oma jutumärkides vana hea sõbrana juba kooseluseaduse läbisurumise päevilt. Tema oli kooseluseaduse üks esitlejatest ja suur eesvõitleja. Nii et temal on siin öelda nii mõndagi ja ütleb ta seda, et ERR-i nõukogu esimehe Rein Veidemanni väide, et isadepäeval eetris näidatud lapsi kasvatav homopaar ei sobi Eesti väärtusruumi, on väär ja muret tekitav. Nõukogul ega selle esimehel ei ole seaduslikku õigus sekkuda üksikute saadete sisusse ega hakata määratlema, milline pere või inimene sobib Eesti väärtusruumi ja milline mitte, tõdeb siis veteran poliitik Valdo Randpere Eesti Reformierakonnast. No nii, siin on juba nii mõndagi ütelda selle kommentaari peale. No esiteks see väide, et nõukogul ega selle esimehel ei ole seaduslikku õigus sekkuda üksikute saadete sisusse ega hakata määratlema, milline pere või inimene sobib Eesti väärtusruumi. Alustame selle esimesega. Nõukogul ega selle esimehel ei ole seaduslikku õigus sekkuda. Oot, vabandust väga, mida siis nõukogu esimees ja nõukogu üleüldse seal ERR-is teevad? Kas nad peavad olema mingisugused yes-männid, kes ütlevad lihtsalt sellele, mis ERR-is toimub, ainult jah ja tegelema sellega, et võimalikult palju raha voolaks peale ERR-ile? Või on neil mingisugune reaalne kohustus sekkuda juhatuse tegevusse ja juhatusel on loomulikult õigus sekkuda ERR-i terviktegevusse ja juhatusel on õigus ja kohustus määrata ERR-i terviksuund, kuhu Rahvusringhääling Eesti Vabariigis välja tahab jõuda, milliste ideoloogilistele alustele ta on tuginev ja kuidas ta oma seadusest tulenevaid kohustusi täidab. Loomulikult on nõukogul ja nõukogu esimehel seal hulgas eelkõige kohustus anda juhatusele suuniseid ja juhatuse kaudu sealt edasi ka ERR-i toimetustele. ERR ei ole kommertslik väljaanne. ERR naudib meie kõigi rahakotist võetud raha ja teeb oma saateid selle rahaga, mida meie karistuse ähvardusel ära võetud maksurahast talle antakse. See on ERR-i positsioon. Nii. Aga loomulikult Valdo Randpere ei ole ju ainus, kes hakkab kohe kritiseerima Veidemanni. No siin tuleb nagu terve plejaad, kõik võimalikke nii-öelda väljaastumisi ja see on nüüd väga iseloomulik muuseas. See on nüüd väga iseloomulik sellisele revolutsiooni käitumisele, et kui nähakse kuskil ohtu, et mingi revolutsiooni kants või midagi võiks ümber pööratud saada. Nii, siis mobiliseeritakse kogu kanakarja kambakas, siis mobiliseeritakse kogu kisakoor. No viimati me nägime seda siis, kui Läti peaaegu denonsseeris Istanbuli leppe. Ka siis Eesti Vabariigi kõik võimalikud kinni makstud ja vabapalgalised
inimesed tulid välja ja hakkasid hurjutama Lätit, ütlesid, et niimoodi ei saa, see on meie väärtusruumi küsimus, see on meie euroopaliku väärtusruumi küsimus, ei, me peame kaitsma nõrgemaid. Ja loomulikult vaadati läbi sõrmede seda, et mida siis see Istanbuli konventsioon üleüldse sisaldab. See sisaldab kõige räigemat sooideoloogiat. Nii. Kaasa arvatud siis seda, et ühiskond peab hakkama välja juurima soorolle, isa ja ema rolli seal hulgas. Nii. Aga loomulikult nüüd siis meie peaminister Michal tuleb ja ütleb seda, et keegi ei pea ette ütlema, kuidas on õige eraelu elada. Nii. Siin on nüüd siis terve rida erinevaid väiteid. Ma tsiteerin siit. Peaminister märgib, et konservatiivid otsustasid Riigikogu infotunnis korduvalt rünnata nii meediavabadust kui ka isikuvabadust. Miks käib nende enesemääratlus alati teiste inimeste magamistubade kaudu? Mis värk sellega on, küsib Michal. Keda keegi armastada valib, pole küll kellegi teise asi. Kui lapsed kasvavad hoituna ja õnnelikuna, mis saaks olla veel parem? See on nüüd kogu liberalistliku mula kokkuvõte selles küsimuses. See on demagoogia õpik, mida on 10 aastat kasutatud, kui me oleme rääkinud kooseluseadusest või abielust. Miks käib nende enesemääratlus alati teiste inimeste magamistubade kaudu? Ei, see ei käi teiste inimeste magamistubade kaudu. See on kõige lollim väide, mida ma olen jälle kuulnud üle pika aja. Isegi peaministri Michali suust, ja neid väiteid on seal olnud hulganisti, nii et tegelikult konkurents kõige lollimale väitele sealt suust tulevalt on päris kõva, aga see on üks selles konkurentsis püsiv väide ja ta ikkagi on vägagi tugevalt seal konkurentsi esikümnes. Nii. Miks käib nende enesemääratlus alati teiste inimeste magamistubade kaudu? Ei käi. Nii, alustame nüüd sellest, et kuidas Haaberit ja Pillerit on meile siin esitatud Eesti inforuumis. 5-6 aastat järjest on Haaberit ja Pillerit peale lastud kõikides Eesti meediaväljaannetes. Nende nii-öelda Magical Mystery Tour, mis on kestnud kõikides Eesti väljaannetes, teinud 10 tiiru nendele peale. Iga 2 kuu tagant on meil Haaber ja Piller kuskil rääkimas oma enda eraelust. Nii. On just nimelt see, kus inimesed tulevad ja ütlevad, et nii, tulge nüüd siia ja vaadake seda, kuidas meie magamistuba ja meie elu siin käib. Lugege meie elu ja tutvuge nüüd meie eraeluga. Nii. Meie konservatiivid ei taha üldse teiste inimeste eraellu puutuda. Veel vähem sellega, kes keda armastada valib, nagu Michal siin ütleb. See ei ole absoluutselt selle diskussiooni küsimus. Kas Haaber armastab Pillerit, Piller Haaberit, kuidas nad teineteist armastavad või milline on nende magamistuba. See tuleb otsustavalt välja jätta sellest diskussioonist. Selle üle ei käi diskussioon. Meile käib diskussioon selle üle, kuidas tehakse propagandat, et õigustada seda, mida valitsus siin ligi 2,5 aastat tagasi tegi ehk rüvetas abielu. Ehk ERR põhimõtteliselt teostab propagandat, näidates seda, et kuivõrd tore ja kuivõrd hea on see, et abielu ikkagi rüvetatud sai ja kuivõrd tore ja hea on see, et meil on olemas teistsuguseid perekonnakooslusi. Ei mingeid magamistube, kui te ise ennast kogu aeg oma enda magamistuppa ei kutsuks, head Haaber ja Piller kaasa arvatud ja kogu see liikumine. Nii et loomulikult Michal siin üritab diskussiooni vedada täiesti valedele radadele. No siis on meil terve rida kõikvõimalikke teisi nii-öelda väljaütlemisi siin. No Postimeest, kui vaadata, siis siin ongi nii-öelda terve plejaad neid artikleid niimoodi, siin on ERR-i nõukogu esimehe väljaütlemine, aga siis loomulikult tuleb välja ka Kristina Kallas. Ja Kristina Kallas on siis rahva põletavat soosingut nautiva E200 erakonna juht ja haridusminister ning tema
ütleb niimoodi, tsiteerin. Eelmisel nädalal Istanbuli konventsioonist lahkumine, selle nädala samasoolise paari tühistamine ja mina arvasin, et me oleme nendest arenguvaegustest juba üle kasvanud. Tugevama ühiskonnana kaitseme kõigi õigusi ja me ei pea neid võitlusi uuesti ja uuesti pidama, märgib Kallas siis ilmselt sotsiaalmeedia postituses. Siin on väga huvitav selline väike konks, mille Kallas mainib ära. Mina arvasin, et me oleme nendest arenguvaevustest juba üle kasvanud. Ahaa, nii. Kallas esitleb sellise maailmapildi meile, et meil on nüüd 2,5 aastat tagasi abielu ära rüvetatud ja me oleksime 2,5 aastat tagasi ühiskonnana justkui üles ärganud mingisugusest Euroopa tsivilisatsiooni unest, mis 2700 aastat käsitles abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Ja nüüd äkitselt Eesti Vabariik oma väikses eestikeses, meie koduvabariigikeses on üles ärganud sellest, see on nüüd laualt maas see küsimus ja seda me enam ei puutu, arvas Kallas. Mina ütlen Kallasele, et arvake uuesti, austatud haridusminister, arvake uuesti rahva põletavat soosingut nautiva partei esimees. Arvake uuesti, see küsimus on ikka ja jälle laual. Just kui me oleksime ära unustanud kristliku tsivilisatsiooni, mis 2000 aastat on rääkinud, et abielu on mehe naise vaheline liit. Et me nüüd 2,5 aastat just kui võiksime selle asja siit laualt maha pühkida, ei pühi ega hakkagi pühkima kunagi. See asi jääb siia lauale ja tegelikult me ei rahuldu selle asjaga enne, kui abielu on taas perekonnaseaduses määratletud mehe ja naise vahelise liiduna. Ei, see ei lähe niimoodi, nagu Kallas ütleb, et me justkui oleme selle asja ära unustanud, et justkui ühiskond tervikuna peaks selle ära unustanud olema ja see asi on nüüd kõik maas. Ja eelkõige tullakse sellega välja siis, kui ollakse julma propagandat tehtud Eesti maksumaksja poolt üleval peetud kanalis nimega Rahvusringhääling. Ei ole maas, kohe kindlasti ei ole maas. No ja loomulikult paneb Postimehe Elu24 veel hagu alla ja toob siis välja kõiki erinevaid nii-öelda ühiskonna tegelasi, kes ütlevad põhimõtteliselt sotsiaalmeedias, et ERR-i nõukogu esimehe öeldu on täiesti lubamatu, sellist asja ei saa kohe mitte üks ERR-i nõukogu esimees ütelda. Ja siin on nagu erinevaid autoreid, kes välja tulevad. Siin on Taavi Libe, kes ütleb, et mine koju nõukogu esimees, sa oled väsinud. Siin on Krista Lensinit ja nii edasi. Siin on Urmas Eero Liivi. Siin on Kati Murutari vist isegi ja keegi ilusüstide tegija Marju Karin täpselt samamoodi. Minu väärtusruumi sobivad kenasti, ütleb ja kommenteerib ilusüstide tegija Marju Karin. Nii. Ilusüstide tegijalt asjatundlik kommentaar siia diskussiooni ja siin on igasuguseid muid inimesi veel, loomulikult ka Zuzu Ismailova tuleb siin välja ja seesama Kristina Kallase kommentaar tuuakse välja. Ja siis on tegelikult üks väga huvitav tasand ka, siin on Marek Reinaas, kes on jällegi selle sama rahva põletavat soosingut nautiva erakonna Riigikogu fraktsiooni esimees, kui ma ei eksi, ja õlleärimees ütleb, et kaua võib. Mingil hetkel tundus juba, et me ei mul läks see nüüd ära. Mingil hetkel tundus juba, et me ei pea enam arutama teemal, kas Eesti kultuuriruumi sobib geipaar, kes kasvatab lapsi. Vähemasti Eesti õigusruumi sobivad nad suurepäraselt. Täiesti jabur on ka lugeda avaliku õigusliku meediamaja nõukogu, et avaliku õigusliku meediamaja nõukogu esimees elab mingis sellises kultuuriruumis, kus inimesi võib kottida ja tühistada sellepärast, et nad on homopaar. Nii, jällegi sama refrään. Me arvasime juba, et kogu see diskussioon on laualt maas. Näed, meie siin E200-s peale oma kankaani, peale oma eurokankaani tulime sellisele mõttele, et asi on juba tehtud, mitte midagi ei ole enam siin diskuteerida.
mõelge jälle uuesti, Marek Reinaas on küll diskuteerida, nii et vähe ei ole. Ja siis muidugi sekundeerivad ka teised autorid veel Reinaasale ja Kallasele. No üks kõige muhedamaid tegelasi on loomulikult Margus Tsahkna. Rein Veidemann ei sobi ERR-i nõukogu esimeheks, ütleb Margus Tsahkna ja ütleb, et see ei ole ainult ühekordne arvamus, vaid pikem protsess, mis ERR-is on käinud ning senisest sõltumatust ja neutraalsest inimeste raha eest ülalpeetavast meediamajast on saanud meelsuskeskus. Nii seisab siis välisministri postituses. Teate, Margus Tsahkna, mulle tundub, et ma nii-öelda mutatis mutandis võin selle ideega täitsa nõustuda muuseas. Tõepoolest on Eesti inimeste raha eest ülalpeetavast meediamajast saanud meelsuskeskus, juba ammu muuseas, liberalistlikku ideoloogiat levitav meelsuskeskus. Aga siis nüüd, kui äkitselt on üks nõukogu esimees tulnud välja, ütelnud, et selline homopropaganda ei sobi meie kultuuriruumi, tuleb välja Margus Tsahkna ja ütleb, et oi, ERR-ist endast on saanud meelsuskeskus. Oot, kas isegi sellest ERR-ist, mis teile äsja tegi Madame Vaarikut ja mis teile äsja tegi homopropagandat isadepäeval. Sellest samast ERR-ist on saanud meelsuskeskus. Muidugi on. Liberalistliku ja revolutsioonilise ideoloogia meelsuskeskus, aga mitte konservatiivide meelsuskeskus, kaugel sellest. Muidugi Margus Tsahkna puhul võib üldse ütelda seda, et kui siin on üks inimene, kes oma rolli ei sobi, siis minu arvates on see Margus Tsahkna. Mees, kes tegelikult on 1,7% toetusega erakonna keskharidusega välisminister, kes käib ja karjub ja tantsib Sakartvelot välisriikide valitsuste vastastel meeleavaldustel ilma igasuguse nii-öelda diplomaatilise koodeksist lugupidava hoiakuta, vastupidi sellele täiesti vastupidise hoiakuga, kui siin üldse siin Eestis on kedagi, kes tegelikult ei ole oma tooli väärt, siis on see mees siin, Margus Tsahkna, akadeemik Margus Tsahkna. Ja kogu see ideestik lähtub siis sellest, et nüüd on siis meil tõepoolest tulnud välja ERR-i esimees ja muutnud kogu ERR-i meelsuskeskuseks. Uskumatu oma sellise ühe väljaütlemisega. Ei ole midagi teha. Kogu ERR, kujutate ette, on puhas meelsuskeskus. Aga loomulikult on meil veel huvitavaid väljaütlemisi siin. Üks nendest on muuseas Ragne Kõuts-Klemm, kes räägib sellest, et kui eksisteerivad samasoolised paarid, tuleb neid rahvusringhäälingus ka näidata. Ragne Kõuts-Klemm on, kes ta siis on, Tartu Ülikooli ajakirjandus sotsioloogia kaasprofessor. Nii, päris hea argumentatsioon ausalt öeldes, et kui meil eksisteerivad samasoolised paarid, tuleb neid rahvusringhäälingus ka näidata. Mida meil veel rahvusringhäälingus näidata tuleb? Kas meil tuleb kõikvõimalikud perverssused rahvusringhäälingus ära näidata? Et kui eksisteerivad, ma ei tea, inimesed, kes riietuvad mingisugustesse loomakostüümidesse, kas me peame need ka isade või emade päeval ära näitama? Kui eksisteerivad sadomaso inimesed, et kas meil on vaja kellegile peksa anda kuskil ERR-i otse-eetris, võib-olla näiteks lastesaadete vahele eelistatavat ilmselt siis Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia kaasprofessori arvates. Või milliseid asju meil veel siis ERR-is on vaja näidata, kui need kord juba ühiskonnas eksisteerivad. Absurdne argumentatsioon. ERR peab oma seadusest lähtuvalt näitama seda, mis aitab kaasa Eesti Vabariigi põhiseaduses kehtestatud eesmärkide täitmisele, mitte mingisuguseid perverssuseid kuskilt keldrist välja tooma. Absurdne asi. Ja tegelikult Ragne Kõuts-Klemm toob siin välja ka selle, et ma seda täpset tsitaati vist praegu üles ei leia, aga idee on selles, et tegelikult võib tekkida siin
nii-öelda homopropaganda ja revolutsioonilise propaganda esitamisel teatavaid turutõrkeid. Sellepärast on eriti tähtis, et seda propagandat esitatakse eelkõige rahvusringhäälingus, mille peale kühveldatakse maksumaksja raha. See on oluline, et seal seda turutõrget ei teki, et see rahvusringhääling saab rahulikult oma enda seadust rikkuda ja inimestele propagandat peale lüüa. Nii. Aga kui sellised kommertsväljaanded, seal kogu aeg tekitatakse homopropagandat, eks ju, siis inimesed võivad ühel hetkel ütelda, et ma ei viitsi vaadata seda enam. Nii. Ja langevad vaataja numbrid, kommertsväljaanne ei saa enam mingeid reklaamitulusid ja asi läheb upakile. Aga ERR on selline ideaalne, kuidas öelda, propaganda väljaanne. 40 miljonit aastas, võib-olla rohkem, see kasvab kogu aeg niimoodi ja söödab aga propagandat ette ning mingisugust muret justkui sellepärast ei ole, et rahvas võiks hakata tõrkuma reklaamist, ERR ei sõltu, tegu on riikliku propagandakanaliga. Kujutad see ette? Nii, selline argumentatsioon. Et kui aga Eestis mingisuguseid perverssuseid on, siis ERR-il on enam-vähem kohustus see kuskil lavale tuua. Nii et kui vaadata seda, et mida siin Madame Coates Clem ütleb, et siis võite ilmselt ERR-is vägagi uuteks huvitavateks sellisteks avantüürideks valmis olla. Emadepäev on tulekul, siin on vahepeal tulekul jõulud, siis on tulekul aastavahetus, et huvitav küll, milliseid perverssuseid, millisest keldrist jälle välja tuuakse rahvale ideega, et kui juba need kord eksisteerivad Eestis, siis neid on ikka vaja ju näidata, eks ju. Uskumatu argumentatsiooni tase. Ja siis on meil siin loomulikult Eesti Vabariigi kultuuriminister Heidi Purga, kes tuleb kohe välja sellise vägagi radikaalse positsiooniga, et Veidemann sekkus toimetusvabadusse, mitte midagi ei aita. Ja ütleb ta seda, et kui nõukogu esimees ütleb, et teatud inimrühma ei tohiks ERR-i eetis näidata, on see sisuliselt sekkumine toimetusvabadusse, mis on seadusega keelatud. Vastuolus ERR-i seadusest tuleneva kohustusega kajastada Eesti ühiskonda tervikuna ning ühiskondlikku sidusust lõhkuv, diskrimineeriv hoiak. No nii, ütleb siis Purga, et Veidemann on sekkunud toimetusvabadusse. Ahaa, siin alles hiljuti oli muuseas diskussioon selle ümber, mida tehti Eesti Rahva Muuseumis. Seal toodi välja ma ei mäleta, mis selle punamütsikese täpne nimi nüüd oli, Valge tüdruk vist, kes tegi igasugust tempu ja vempu, näitas laval masturbatsiooni ja tegi muid selliseid rüvedusi kõik. Ja see tekitas ka paraja skandaali ja siis, kui Riigikogus küsisid Varro Vooglaid ja Martin Helme Heidi Purgalt, kultuuriministrilt, et mis siis nüüd toimus, siis kultuuriminister muuseas tunnistas seda, et tema ei ole mitte kunagi tahtnud sekkuda ühegi kultuuriasutuse töösse. Vaatame seda lõiku. Rääkida nendel teemadel rahulikult. Kui teie näete selles rünnakut, siis ma usun, et sellel õhtul olid kohal seal paljud inimesed, kes selles rünnakut ei näinud. Aga ka ebamugavatel teemadel tuleb suuta omavahel vestelda. See, mida teie kogemus või ma ei tea, arvamus, kogemus ja mitte te ju ise ei käinud seal selle programmi kohta ütleb, see on teie enda õigus. Aga nii kaua, kui mina olen kultuuriminister, ei survesta ma kindlasti poliitiliselt mitte ühegi muuseumi, mitte ühegi kultuuriasutuse tööd. Aitäh! No nii kaua, kui mina olen kultuuriminister, ei survesta ma mitte ühegi kultuuriasutuse tööd. Ja siis kohe sinna kõrvale Veidemann sekkus toimetusvabadusse. Palju õnne. See on siis teie standardid. Nii et siit tegelikult näeb väga hästi ära seda, et kui vaja on, siis survestatakse nii, et vähe ei ole. Aga siin on jällegi revolutsioonilisel, liberalistlikul, internatsionaalil oma topeltstandardite kogum. Et kui need kultuuriasutused täidavad tema eesmärke, ehk siis
põhimõtteliselt toovad välja jällegi sellist revolutsioonilist kraami, rüvetavad, tegelevad nii-öelda nende asutuste aluseks olevate nii-öelda siis, ma ei tea, dokumentide või juhiste vastase tegevusega, nihutavad kultuuripiire ja toovad välja kõik võimalikke perverssusi ja rüvedusi, siis loomulikult ei sekku keegi nende asutuste töösse. Aga siis, kui äkitselt on meil Veidemann, kes tuleb, ütleb, et tegelikult selline asi ei sobi meie kultuuriruumi, et me isadepäeval näitame 2 isa, siis sekkutakse nii, et vähe ei ole. Sekkutakse nii, et vähe ei ole. Topeltstandardid ja topeltstandardid, veel kord topeltstandardid. No siin on kommenteeritud nagu neid erinevaid väljaütlemisi, mida nüüd Veidemanni väljaütlemine on siis omakorda põhjustanud. Aga tegelikult see asi on laiem, see tegelikult on see, mis on välja tulnud nüüd kultuurisõja raames väga selgelt siin Eesti ühiskonnas on see, et see küsimus ei ole maetud maha mitte kuskile. Meil üritatakse teha nagu see niinimetatud homoabielu seadustamine oleks läbi viidud demokraatlikult, täiesti rahvast kaasates, mitte vähimagi probleemita. Nii, ei, see viidi läbi põhimõtteliselt niimoodi, et astuti väga suure osa rahva moraalsetest printsiipidest üle või isegi talluti ja tammuti nendel, nii, ja suruti läbi ilma igasuguse ühiskondliku diskussioonita. Ärge hakake rääkima meile seda, nagu need haavad oleks või juba ära kinni kasvanud, nagu neid haavu enam ei oleks. On. Need haavad on täiesti olemas, need on siin praegu ja nüüd ja kogu see diskussioon tegelikult ainult seda peegeldabki. Meil on terve rida inimesi Eesti ühiskonnas, kes ütlevad, et selline jama, et 2 homoseksuaali tulevad rääkima isade päeval hommikusaates oma enda elust, ei ole vastuvõetav. See lihtsalt ei ole vastuvõetav, sest meie moraalsed kriteeriumid on teised. Tahate seda või ei taha? Nii. Ja te võite ütelda, et ERR peab lähtuma mingisugusest nii-öelda kehtestatud seadusest ja see on muuseas päris huvitav argument, sest seda ei olegi nii kerge ümber lükata, et meil kehtib nii-öelda homoabielu. ERR, mida ta siis valesti tegi, ta edendas Eestis kehtivat seadusandlust ja tõi välja põhimõtteliselt selle, mis Eestis nüüd praegu kehtib. Aga sellest hoolimata põhimõtteliselt on olemas inimesi ja terve rida inimesi ja suur osa Eesti ühiskonda, mis ei ole seda vastu võtnud. Te olete selle Eesti ühiskonnale nii-öelda kurgust alla ajanud vägivaldselt selle ühiskonna osa mõtteid, tundeid, põhimõtteid, ideaale mitte arvesse võttes, seda demokraatliku protsessi eirates. Ma mäletan väga hästi, kui ma käisin Riigikogus, kuidas ka nüüd vist õnneliku abielumehena samasoolises liidus elav Eduard Odinets oli õiguskomisjoni esimees, kuidas seal kuulati kõikvõimalike nii-öelda siis kirikute ja kodanikuühiskonna liikumiste arvamust. Mina esitasin SAPTK arvamuse, aga seal oli ka katoliku kirik ja seal oli ka kirikute nõukogu esindatud, seal oli ka Luteri kirik esitatud ja selleks oli siis põhimõtteliselt ette nähtud mingisugune esimesel istungil kuskil 40 või 30 minutit, et saada kiiruga ette kantud oma ideed. Ma mäletan, kuidas aus abielumees Odinets niheles seal õiguskomisjonis, kuidas tal põhimõtteliselt oli niimoodi, et kiiruga niimoodi on vaja, no nii, mis teil öelda on, selge, nii, või arvesse võetud, teeseldud see kodanikuühiskonna kaasamine. Ja kuidas Monsignor Philippe Jourdan, kes on Eesti katoliku kiriku piiskop ja tema asjur,
kuidas nad seal esitlesid siis seda 15 minuti jooksul. See oli naeruväärne, see oli Eesti Riigikogu väärikust alandav protsess. Ja kuidas siis kogu see protsess viis sinna, et siis järgmisel päeval kutsuti õiguskomisjon veel kokku, tehti see sama selline püha kaasamise nägu ette ja kaasati siis ka mind, kus ma ütlesin väga selgelt välja, et te teesklete seda kaasamist, see ei ole mingisugune kaasamine, see on ainult näitemäng, mida te teete siin. Te ei võta kuulda seda reaalset häält selle seaduse vastu, aga kogu seda asja raamistas selline paaniline hoiak. Neil oli vaja see asi ära teha enne Riigikogu puhkusele minekut, neil oli vaja see ära teha seal juuni mingiks päevaks ja nii-öelda kaasamine tehti kiirkorras ära. See oli siis kogu kaasamine. Ei, te ei ole kaasanud siin mitte midagi. Te olete selle teema kalevi alla pühkinud ja te olete need inimesed, kes usuvad, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. Te olete nendest üle astunud, te olete trampinud nende veendumuste peal ja nüüd tulete sellise õilsa näoga lagedale, justkui polekski mitte midagi tehtud. Justkui me oleksime kõigest sellest üle saanud, justkui mingit konflikti ühiskonnas enam ei olekski. Oi pagan võtaks, on küll, see konflikt on nii, et vähe ei ole. See konflikt on siin praegu ja see köeb siin ühiskonna all. Te mõtlete, et te seote selle konflikti kinni oma mingisuguse totaka naeratusega seal Riigikogu puldis. Ei seo. Te ei seo seda konflikti kinni. Ja ma toonitan seda, et meil konservatiividel on tegelikult ainult üks eesmärk. Selle küsimusega seotud. Meil on väga palju teisi eesmärke, aga selle küsimusega seonduvalt. Tagasi pöörata see, mida teie olete ära rüvetanud. Perekonnaseaduses abielu kuulutada mehe ja naise vaheliseks liiduks. Te võite teha propagandat ERR-is. ERR nõustun Margus Tsahknaga, akadeemik Tsahknaga. ERR on tõepoolest muutunud propagandaasutuseks, meelsusväljaandeks. Nii. Et te võite seda propagandat teha, aga seda haava te kinni ei nõelu. Ilma, isegi kui te panete siia peale valuvaigisteid. Seda haava te kinni ei nõelu. Ja tegelikult meie konservatiivid seisame selle taga, mida me välja ütlesime juba siis, kui abielu rüvetatud sai. See on deklaratsioonis abielu kaitseks, kus me ütleme selgelt välja, et me kinnitame, et ei tunnista abieluna ühtegi ühendust, mis lahkneb abielu loomuseaduslikust tähendusest mehe ja naise vahelise liiduna. Me seisame otsustavalt vastu loomuvastase abielu käsitluse õpetamisele lasteaedades ja koolides ega luba oma lastel osaleda kooliprogrammides ja tundides, milles õpetatakse riigi poolt moonutatud arusaama abielust. Me käsitleme Eesti Vabariigi Riigikogu otsust abielu ümber määratleda õigustühise ja rahvas sügavalt lõhestava riigivõimu kuritarvitamisena, millele astume vastu kõikide seaduslike vahenditega ning mille pöörame esimesel võimalusel tagasi. Meie kohustus inimestena on anda tunnistust igavesest tõest, abielu on olnud, nüüd ja jääb mehe ja naise vaheliseks liiduks, ükski riigi meelevaldne ja ebaõiglane korraldus ei saa seda muuta. Need on need sõnad, mida me kirja panime, need on need sõnad, mille taga mina seisan ja need on sõnad, mille taga kahtlemata päris suur osa Eesti ühiskonnast seisab. Hoolimata sellest, et te üritate selle kinni mätsida ja teha nägu, nagu seda haava ei oleks. Kui vaja, me rebime selle haava uuesti lahti. Kui vaja, me rebime selle haava uuesti lahti niimoodi, et meil endal on ka valus, aga teil on valusam. Liberaalid, teil saab olema valusam. Ja te olete põhjustanud selle haava, te olete ühiskonna rebestanud lõhki oma enda väärastunud ideoloogiaga. Meie töö on see asi oma konservatiivse mõttesuunaga kinni nõeluda ja asetada taas loomuseaduslikule ning igavesele vundamendile. Ma arvan, et sellest tänases kommentaaris piisab. Ma tänan teid kuulamast, vaatamast ja üritan siis seda kommentaari vaikselt jõudumada edasi teha. Aitäh teile kuulamast!